hommikust, Eestimaa ja tere hommikust, Eesti amatöörid. Siin on siis ees kaks Heiki, Ville ja Viktor ja püüan siis natukene täiendada seda eelmise aasta alustatud Log 4 OM-i tutvustamist. Ja kohe alguseks on siis nii palju, et selle aja jooksul, siin aasta jooksul on tulnud kuus uuendust siia ja iga uuendusega on midagi siin parandatud ja päris uusi funktsioone juurde ei ole küll tulnud, aga programm töötab nüüd võrreldes juba eelmise aasta omaga, ta töötab tunduvalt paremini ja stabiilsemalt. Nüüd esimese punktina siis kohe on niimoodi, et kindlasti, kes panid seal vist teise või kolmanda uuenduse, siis neil tuli selline asi, et kui nad panevad logi kinni ja tuleb ette see aken, et 120 sekundit tuleb oodata, kuni siis lotvi üles laetakse ja siis ta vägisi tegi lahti T6L-i programmi ja ennem sa sealt edasi ei saanud, kui sa pidid selle T6L-i programmi kinni panema. Ja nii mõnedki kindlasti on hämmingus, aga seda saab maha võtta väga lihtsalt, et lähme settingute peale, võtame programmi konfiguratsiooni, siit valime siis external service ja selle external service pealt valime Lotvi lehekülje ja siin on punasega T6L Interactive Mode. Selles oli kohe, kui see programm tuli uuendus, siin oli linnuke sees. See linnuke tuleb siit seest välja võtta ja siis lähme uuesti välja sellest logis või sellest lehekülje pealt ja save apply'ga. Ja nüüd järgmine kord teile, kui see programm nagu läheb välja, siis tähendab, enam ta ei käivita seda T6L-i programmi eraldi, lihtsalt saadab kõik need olemasolevad sidet, saadab siis üles ära. Järgmine asi siis, millest oli siin juttu või peaks juttu rääkima, on natukene siis nende statistika asjadest. No lihtne statistika jookseb siin põhiakna, see on nüüd see põhiaken, sisestusaken ja selle kõrval on siis väikene ruutude ja klahvidega aknakene. Siin siis jookseb mingisugune informatsioon, näiteks mingi kutsungi kohta, ütleme nii, et ma löön siia sisse praegu ES1QV ja nüüd ta näitab mulle siin siis ära, sinisega näitab ära näiteks fones, et mul on 6 meetri peal fonega ta töötatud ja siis on digis on töötatud siis kuni 6 meetrini kõik bändid. See sinine näitab, et ta on mul siin logis kirjas. See on nüüd kõige lihtsam. Siin üleval ta peaks näitama ka, aga ma ei oska nüüd öelda, miks minul see päris hästi ei toimi, aga vahetevahel näitab, et kas nüüd on QSL saadud ja kas on digitaalne vastus ja nii edasi, et need asjad siin näidatakse ka veel üleval ära. See on nüüd kõige lihtsam selline statistika, mis puudutab nagu igapäeva seda sidet. Nüüd, kui me tahame hakata vaatama vähe sükest nagu keerulisemat asja, siis me näiteks niimoodi ütleme, et ma võtan ette utilitite alt, võtan ette QSC Manageri. Nüüd QSC Manageri pealt, näiteks, kus mul siin on 12, need on tänased. Võtame näiteks selle siit, Cote d'Ivoire'i, võtan selle siia ette ja panen siia siis sisse ta TU5 ja PCT. Nii, nüüd tuli siia aknasse tulid need sided, mis on mul temaga tehtud siin
2020. aastal ja 2022. aastal, see on siis nüüd 22, see on nüüd viimane ekspeditsioon, mis neil on, siis mul on tehtud 40, 30, 60, 17 ja 80 meetrit. Need on tehtud. Nüüd, kui te tahate seda endale nii-öelda nagu salvestada, võtate need sided nagu, võtate plokki ja näiteks siit saab vajutada siis parema hiireklahviga saab vajutada kohe export selected to ADIF. Ja nüüd, kuhu te tahate ta salvestada endale ja siis vaadake kindlasti seda, et kui te tahate seda ADIF-ina salvestada, et hiljem pärast nagu vaadata või kontrollida oleks aega, siis ta kirjutab siin nüüd niisuguse pika rea siia faili nimele, aga siit võite nüüd rahulikult panna mingisuguse oma nime. Paneme kote mul 1 juba on, paneme teise kote 1 ja save ime ära. Ja nüüd on meil selle kutsungi kohta, meil on nüüd olemas oma fail ja me saame vaadata, millal me temaga töötanud oleme ja millal me temaga sidet oleme saanud, mis bändide peal ja nii edasi. See on nüüd üks lihtsamaid viise ja siis ütleme niimoodi, et näiteks mis me siin proovime veel teha. Võtame näiteks seesama inglane. Siin on selline variant, et võtame siis Inglismaa ja siin me peaksime vaatama siis nüüd, tähendab selle DXC numbrit. Temal on 223. Nüüd võtame siit uuesti, võtame siis QSL Manageri. QSL Manager. QSO Manageri ja nüüd võtame filtri. Paneme siis filtri sisse, siit valime, siit selle lehe pealt valime kõigepealt DXC. Siia lööme sisse siis nagu 2, 2 ja 3 oli vist meil, jah. 2, 2, 3. Siia paneme siis selle kõigepealt sisse, vajutame näiteks digi ka igaks juhuks juurde ja selle nüüd saame panna niimoodi kinni. Ja nüüd, kui te panite tähele, siis siia sellesse aknasse tuli nagu kõik need kutsungid tulid siia aknasse, aga siin on üks väike aga. Tähendab, ma unustasin ära, et mul on siin nüüd viimased 100 sidet ainult. Et vaat siit nüüd tuleks tegelikult see 100 ära kustutada ja mul on logis 36 600 sidet. Ma kirjutan siia 39, 1, 2, 3 ja nüüd ma pean tegema refreshi. Nüüd ta teeb refreshi ära ja nüüd see fail läks muidugi oluliselt suuremaks ja pikemaks. Aga seda tuleb alati vaadata, et tavasidet, kui te igapäevast sidet teete, siis selles aknas, ütleme kas või siin selles Wizardis, mis meil praegu siin ees on, või siis ka enda logis, kasutage kõige väiksemat numbrit, see on 100, siis käivad need nii-öelda save imised ja asjad käivad kõige kiiremini. Kui teil on siin maksimum nii-öelda logide arv, siis see nii-öelda refresh imine ja ka ütleme logisse sisse kirjutamine, see võtab teatud hetke aega ja teinekord on vaja kiiremini. Aga siis selle 100 side sisse siia mahub kindlasti kas 1 päev või 2 päev, oleneb, kui palju te neid sidesid teete. Nii, nüüd ma tegin selle siin ära, nüüd ma võtan siit, panen ta plokki kõik selle asja ja saadan ta jälle näiteks ADIF-ina endale kuskile kausta. Selle asemel kirjustame siin Inglismaa ja seinime ta ära. Ja nüüd, kui mul on vaja vaadata, millega ja kellega ma siin eraldi töötanud olen, et siis ma saan vaadata näiteks nüüd terve selle Inglismaa osa. Täpselt samamoodi saab teha ka üksikute
üksikute kutsungite kaupa ja noh, ma ei oska öelda, kuidas, siin on ka keerulisemaid võimalusi neid statistikat vaadata ja teha, aga et see on ka üks nüüd kõige lihtsam, kui mingisugune diplomite arvestus kuskil nii-öelda digitaaldiplomid on, siis nad tahavad saada logisid ja mitte kõik ei taha saada tervet logi, vaid võib saata ka konkreetselt selle diplomi korraldaja maa nii-öelda kutsungid, et see on kergem üles laadida, lühemad failid ja seal nende lehekülgede peal vastuvõtt on suhteliselt aeglane. Noh, siin oli üks Poola digidiplom oli ja ainult poolakaid sai üles saata, isegi see võttis teinekord vaata, et ligi tund aega, kui seal oli 100 sidet ainult sees. Nii et niisugused asjad, aga see fail on nüüd, ütleme, see Inglismaa kohta, see fail on nüüd meil olemas ja seda faili me saame alati vaadata ja korrigeerida. Faili saab alati avada siis Notepadiga ja neid saab seal siis eraldi, noh, ma võtan siit praegu lahti ühe. Võtan selle. Ma võtan selle kus ta mul siin on, jah, võtan selle lahti ja nüüd ma saan vaadata siit täpselt kõik, mis mul on siin tehtud. Siit ma võin ka siis korrigeerida, näiteks ma võin selle, ütleme, siin tuleb vanemad need, ütleme, see ei lähe nagu sel aastal enam arvesse, et selle võin rahulikult ära kustutada, selle nii-öelda nimekirja kinni panna ja mul on värske nii-öelda selle aasta sided on siin ilusasti olemas, saan alati vaadata, saan kuskile saata, kontrollida ja nii edasi. See on nüüd kõige lihtsam variant. Nüüd, kui on asi juba vähe keerulisemalt, siis tuleb arvestada sellega, et väga paljud asjad on vaja alustada sealt nii-öelda konfiguratsiooni failidest, programm konfiguratsiooni pealt, et siin tuleb ära määrata siis enda igasugused nii-öelda, noh, kus te olete siin enda isiklikud andmed, siis on vaja ära määrata need näiteks no näiteks need samad kohad, kus siin on, et milliseid bände te kasutate, millised on teil kõige aktiivsemad, siis moded, mida te kasutate, siis kuhu ja mida arvestada. Siin neid kohakesi on päris palju ja täpselt sama on ka siis nende nii-öelda diplomite arvestusega. Siin programmis on muidugi väga palju diplomeid tingimustega sisse pandud, aga kindlasti mitte kõiki. Noh, näiteks ka Eesti diplomit ei ole siin olemas. Aga muidugi ütleme niimoodi, et ta võiks olla, aga noh, siiamaani me vist ei ole sinna kuskil selle programmi peale saatnud. Olgugi, et kunagi ma tegin ühe ettepaneku, et need tingimused võiks kas või selle programmi ulatuses olla nii-öelda sinna saadetud. Nii, nüüd vaatame veel sellist kohta nagu, no vaat näete, siin on nüüd 39 000 sidet, mul on kirjas ja nüüd ta teeb seda refreshi ja päris vaata, et minut aega. Nii, nüüd me vaatame kõige lihtsama variandi avardite suhtes. Võtame avard, mitte filtri. Läksin vist valesti. Avard manageri.
Ma näitan siit välja kõige lihtsama variandi, mida te vaatate siin näiteks DXC. Võtame DXC diplomi siit ette, mida me tahame vaadata. Noh, siin on praegu C-tabel ju Digital ja Fone. Siin on nüüd bändid. Noh, DXC see 60 meetrit ei lähe. Minu teada vist ei ole see 17 meetrit ja need ei ole ka seal sees. Need saame siin siis ära märkida või maha võtta, ükskõik kuidas ta on. Ja nüüd. Ja Viktor, segan korra vahele, et seal jah, veebis küsibki 0IA küsib, et DXC ja 5 bändi tehtud ja tegemata sided ja moded, et siin sa saad samamoodi siis selektida ilmselt siis selle 5 bändi kohta selle sama DXC. Ja seal on, jah, see võimalus on seal olemas. Jooksis kinni siin kuramas või? Ei, ma ei jooksnud kinni, aga. Ootame. No, kuna mul siin on praegu nüüd kõik sided kirjas, siis ma tegelikult saan kõige lihtsamalt vaadata, ütleme, oma tehtud sidemeid KLM faili kaudu või siis saan vaadata maakaardi pealt näiteks, kui palju mul neid sidesid siin tehtud on. Siin läheb nüüd üks hetk aega, nii kaua kui ta selle kaardi siia ette viskab. Nii, nüüd on kaart ees. Siin läheb hetk aega, kui ta teie ekraani peale jõuab. Nii, minul on igatahes sided on kohe tulevad, sidede arv tuleb ette. No nii palju on mul siis siin tehtud sidesid üle terve maailma ja siin nüüd siis on näiteks ka selline asi, et kui ma lähen näiteks siia selle ruudumärgi peale ja vajutan hiireklahviga, siis mul tulevad siia ette tulevad need sidede arv ja kellega ma sidet olen pidanud, tulevad siis eraldi väikese visaardi peale, nagu näete. Ja niimoodi on siin siis kõikide ruutudega, ükskõik kus kohta ma vajutan, iga kord tuleb see visaart siia ette. Ja noh, siin näiteks, mis see ruut siin, Q09, noh, siin päris pärapõrgus juba. Et siit kaudu saate vaadata sellist enda nii-öelda sidede arvu ja kohti, kus teil on siis nii-öelda vaja nagu suunata oma nii-öelda sidepidamist, et mis kohad teil veel täitmata on. Sellest samast failist, mis seal või ütleme, sellest samast DXC nimekirjast saab teha ka endale KML faili, mida saab siis juba kasutada muude programmide juures, noh näiteks seal kas või, mis meil seal oli, TX Atlase juures, et kui see fail on nagu salvestatud endale, siis saate teda TX Atlase juures kasutada. Seal ta näitab siis teile ära ka kõiki. Siin peaaknas näete, on i-täht, see on nüüd informatsioon, mis on siis nende nii-öelda ilmaasjadega juhtunud siin. Need siis, neid tuleb siin ka kogu aeg nagu uuendada. Oota, mis siit nüüd tuli? Selle kinni panna. See on nüüd nagu
see on nüüd nagu selline osa siin selle juures. No QSL managerist nagu sai korra eelmine kord ka natukene nagu räägitud, aga ma tean, et mitte kõik ei saanud seda asja päris selgeks endale. Ja siit on nüüd väga lihtne nii-öelda nagu üles laadida ja alla tõmmata neid asju. See moment üleslaadimine näiteks e-QSL-i käib automaatselt, aga alla laadima seda peab siis tegema kas nüüd iga päev või üle päeva või nädalas korra. Valite siit, tähendab search konformatsioonist, valite siis e-QSL-i, siis vajutate downloadi ja vajutate rohelist klahvi siit. Nüüd ta tõmbab need sided, mis on nii-öelda sealt vastust tulnud, tõmbab ta siia aknasse ja siin all nurgas logi pealehe all nurgas tuleb siis punane riba, tuleb see refresh. Nüüd ta tegi selle refreshi ära, nüüd ma võin selle aknakese uuesti kinni panna. Nii, nüüd täpselt sama teeme Lotviga. Lotvi tõmbame alla siis siit. Jälle siia vajutame rohelise klahvi peale. Ja Lotvist peate kindlasti vaatama seda, et kui nüüd need teatud sided tulid alla, et siia alla serva peale, selle kirjade alla tuleb Lotv end. Ennem te seda akent kinni panna ei saa. Kui on Lotv end siia alla kirjutatud, seal ta vist praegu juba on, siis saate selle aknakese täpselt samamoodi kinni panna ja saate ka selle visaardi siit kinni välja lülitada. Ja nagu te nägite, tähendab kogu see refresh või ütleme selle logi nii-öelda ülevaatamine 39 000 sidega võtab päris pikka aega. Ja nüüd, kui ma kirjutan siia 100 ja nüüd teen uuesti siit refreshi, nüüd ta tegi refreshi ära, nüüd mul on siin aknas ainult 100 sidet. See on kuskil 2 päeva või mõnel mehel ka võib-olla 1 päeva norm, aga siin need asjad, tähendab see nii-öelda refreshimine käib palju kiiremini. No, ma võin siin uuesti korraks näidata seda. Viki, kuule, näita palun ka seda kohta, et kui on tavalised kaardid ja paberkaardid tulevad, et kuidas paberkaarte registreerida sisse tulevaid kaarte ja kuidas teha QSL queued ehk siis seda nii-öelda väljatrüki järjekorda. Okei. Tähendab nüüd siit, ma näitan, et nüüd kõik selle asja teeb kiiremini ära. Nüüd ta tõmbab mul selle korduse, tõmbab siia sisse. Okei. Nii, nüüd oli e-QSL end, saan kinni panna ja nüüd ta tegi selle refreshi siin, selle logi põhilehe peal tegi selle refreshi momentselt ära väga kiiresti, aga kui oli 39 000 sidet siin kirjas, siis läks ikka, ma ei ütleks, et minut, aga 30 sekundit läks kindlasti. Teinekord on kiirust rohkem vaja. Nii, mis puudutab nüüd QSL labelite definitsiooni ja labelite printe. Neid asju te peaksite küsima. Ma julgen väita, et ES2MC on selle asjaga tegelenud ja ES1QV on ka tegelenud, nii et katsuge nende meestega jutule saada, ehk nad oskavad seletada. Seal on tegelikult päris tegemine, eriti nende labelite tegemisega, sest iga labelite lehed on ju erineva suurusega ja siis, et need kõik selle näiteks A4 formaadi peale ära mahutada, seal vist on päris tükk tööd tegemist, et nii-öelda neid õige koha peale saada. Nii, mis puudutab nüüd QSL või tähendab, ütleme niimoodi, et võtame siit näiteks sellise lehekülje ette, tähendab edit, siit tuleb siis edit kusa
ütleme selle sakslase kutsungi võtan siit ette. Nüüd ma siin saan vaadata kontaktide detaile ja kui mul on siis ära määratud, et kus mingisuguse diplomi peale ta läheb, noh näiteks siin selle DXC peale, kuhu ta läheb tegelikult automaatselt, siis on siin minu andmed ja QSL info. Nüüd QSL info on siis selline, et automaatselt läheb üles e-QSL-i, Lotvi läheb siis, kui te lähete programmist välja ja kui te kasutate ka näiteks HAM-QTH-d või Klaablogi, siis läheb sinna, läheb täpselt samamoodi, aga see on määratud ära jälle nüüd ütleme sealt konfiguratsiooni alguses, see eksternali lehe pealt. Need tuleb ära määrata, siis nad lähevad sinna automaatselt ülesse ja teistpidi saate automaatselt alla tõmmata. Nii, aga samas on olemas ka võimalus selline, et tähendab, saab ka sisse viia nii-öelda manuaalselt kõik need asjad. Ja näiteks tavaline QSL kaart, kui on siin, kui ta on tulnud või kui olete välja saatnud, näiteks, et kui ta on tulnud, siis on, no alguses on määratud, et ta on request, eks, aga kui on tulnud, siis kirjutate siia lihtsalt yes või siin on saatmine jah, et kui olete saatnud, kirjutate yes ja kui on tulnud, täpselt samamoodi määrata ära yes'i, noh, kuupäevad, kui need on tulnud juba, siis see kuupäeva määrate siit ära, mõlemad välja saadetud siit ja panete upload. Ja siis te näete ära, et on see näiteks tavaline QSL, et on saadetud ja kui ta on tulnud, et siis ta läheb siit ka yes-iks. Et siis on teil ka see tavaliste QSL-ide arvestus on olemas. Tavaliste QSL-ide arvestust, ütleme siin logi pealehe peal, tähendab, noh, siit on siis, minul on siia pandud väljad QSL receive'd ja QSL sent. Neid, seda nii-öelda riba siin, seda saab ise määrata niimoodi, et võtate ette edit table laiut, võtate ette ja siit, mida teil vaja on, võtate linnukesed välja, mida vaja, õigemini, mida vaja ei ole, võtate linnukesed välja, mida vaja on, siis jätate või panete need linnukesed siia sisse, seda saab igal ajal muuta ja mina olen endale teinud sellise suhteliselt lühikese nimega siin kuupäevad, kutsung, bänd, mode, RSD-d, ruut, distants igaks juhuks lihtsalt endale huvi pärast, nimi ja siis ma olen pannud kindlalt siia taha DXC numbri, sest kõiki neid maid peast, neid numbreid teada ei ole lihtsalt, ei tea, vähemalt pensionäri pea ei hakka sinna enam peale, et kõik meeles seista. Siis olen maa, e-QSL üles laetud, alla võetud, LOTV ülesse, LOTV alla, Klaablog ülesse, HAM-QTH ülesse ja siis QSL-id, kui on välja saadetud, aga siin mina enam paber QSL-idega ei majanda ennast ja olen ka kirjutanud LOTV-i ja e-QSL-i ka, et mul pabereid ei ole vaja, õigemini e-QSL-i vist ei olegi vaja sinna kirjutada, aga LOTV-i olen kirjutanud, et või QRZ.com-i olen õigemini kirjutanud, et mul ei ole vaja paber QSL-i. Ja nüüd paberitega hakkab neid sunduvalt vähem tulema, aga samas on teine probleem, et nüüd hakkavad tulema QSL-id nii-öelda e-posti kaudu. Ja need tulevad sellised päris suured ja mahukad pildid. Ma võin siin demonstreerida, et noh, neid võib koguda. See on kindlasti huvitav, aga samas jälle nad hakkavad võtma ka siin arvutis, hakkavad võtma tegelikult ruume. Ja noh, mis ma siit panen? Paneme, ai, see ei ole õige.
Siin. No vot selline, kohe tuleb sinna ekraanile ka ette. Selline suur QSL, sellised asjad on nüüd läinud moodi ja neid saadetakse siin juba päris paljudest kohtadest. Ma olen neid endale ühe direktori alla olen neid kogunud. Kunagi võtsin ka e-QSL-ist, on võimalik endale QSL-id alla tõmmata, aga täiesti mõttetu töö selles mõttes, et neid piltikesi on päris palju sealt tulemas. Nii, mis ma veel tahtsin öelda? Ahaa. Võtan uuesti Avard Manageri ja vaatan, kas ma saan siit kätte nüüd DXCC. Ja, et seda vaadata, ma pean siit uuesti kõik tagasi panema. Olen ise Blendris juba. Nüüd ma olen ise Blendris, et kuidas ma seda vaadata saaksin siit. USA manager, Avardidega siin ei olnud. Mis sa vaadata tahad? Tähendab, ma tahtsin vaadata DXCC teda üldnimekirja, aga ma ei leia seda kohta praegu üles. Vaata, seal üleval on statistics, sealt tuleb see paber, üldine maade nimekiri lahti minust. Siit hoopis, ja. Ja, aga siin ei ole nüüd seda kuramuse DXCC-d, aga muidu on seal niimoodi, et see DXCC näitab ära kõiki neid. Ongi DXCC maad sul kõik siin ees. See on ükshaaval, aga seal kuskilt tuli niimoodi, et sa saad terve selle DXCC, tuleb suur aken ette kohe. Jaa, Viki, sa kuuled mind või? Kuulen, jah. Tähendab, ühesõnaga vali Avard, sai valitud Avard vasakult ülevalt nurgast. Siin praegu? Ei, mitte siin. Võtad view, Avard staatus. Nii, ja Avard, võta Avard siit ülevalt. Nii. Vasakult ülevalt nurgast. Sealt, jah. Okay. Ja nüüd valin DXCC, võt nii. Jah, ja nüüd, kui ma valin siia näiteks DXCC ja teen siis ilmselt siin refreshi ära või ei, ta ei lase teha. DXCC. Oota, aga kuidas ta selle
statistika. Ei, see on see statistika, siin on iga maa kohta eraldi, aga nii, jah, nüüd ta tegi ära, siin lihtsalt läks aega. Tähendab, tegelikult selle DXC diplomi nii-öelda nagu täitmise jaoks on programmil on eraldi nagu selline võimalus sees olemas, et siin te näete ära kõik need asjad, kellega te töötanud olete, mis bändis olete ära töötanud ja kas on siis lihtsalt töötatud või on ka confirm. Kui nüüd selle rudukese peale siin näiteks vajutada, siis ta näitab ära, et kas meil on siin QSL-id ja asjad, kus on kinnitatud ja ei ole kinnitatud. Noh, seda muidugi näitab siin, confirm on kinnitatud, eks on validatsioon, et on seda taotleme. Noh, siin on siis mitmed sided juba, et need ei ole lihtsalt kinnitatud. Aga nii palju oskan siin veel vastata, et seda on täiendatud, programmi ennast on täiendatud, aga siin vahetevahel ikkagi jäävad mingisugused siuksed veakesed jäävad sisse, mis teinekord näiteks siin on töötatud, aga on kinnitamata, eks. See roheline V-validatid peaks tähendama, et sul on mingi lotviga näiteks on kinnitatud see asi. No sorry, keegi helistas mulle. Et ma ei tea, on mind kuulda ju? Ja. Olen ma kuuldel? Oled. Ma ei tea, mis asi siin nüüd Skype hakkas siin midagi jukerdama. Tähendab, siin selle Vizardi või selle Avardi staatuse peal siis on näidatud ära teile, kui palju teil siis DXC-st puudu on või kui palju neid on veel vaja töötada, millised maad, kas on kinnitatud, kas on lihtsalt töötatud. Ja seda ütlen ka kindlasti juurde, et see ei ole päris 100% kindel asi, et siin peab kindlasti üle vaatama lotvid ja ka täpselt samamoodi EQSL-id. Et ma olen siit otsinud endal ka mingisuguseid asju ja mitte kõiki asju pole leidnud. Aga siin on olemas täielik statistika teile bändide kaupa, modede kaupa ja kõik muud vajalikud asjad. Samas on ka siin jälle see samane ribad, need saate kõik ise muuta, mida teil vaja on. Ja see on nagu sihuke lihtne kasutamine. Nii et siin üleval ja selle Avard staatuse pealt siit peate lihtsalt validma diplomi. Siit võite valida ka mingisugused muud, näiteks jotad või sotad ja igasugused muud asjad, mille tingimused siin sees on. Ja muidugi siin peate lihtsalt ootama, kui ta nüüd teeb selle refreshi ära ja sorteerib nüüd näiteks ise välja selle diplomi jaoks. Siis S2 Star küsib, et kas saab lasta välja ka DXC nimekirjad, mis on tehtud ja tegemata välja trükki, ehk siis ilmselt seal saab filtreerida, kas see saab trükkida ka või? Jah, siin on filtri asjad on olemas, siin kohe terve lehekülg on olemas filter. Ja siit saab bändide kaupa, modede kaupa, siin on moded veel eraldi ja bändid ka ja riikide kaupa, kõik saab eraldi välja lasta. Ja nendest saab teha endale nii-öelda need samad ADIFi failid, kui kellelgi on vaja. Nii, aga ma ei oskagi nagu rohkem midagi siia juurde öelda. Ma ütlen, et labelitega mina ei ole tegelenud ja et katsuge pöörduda siis kas MC või Arvo Pihli või siis S1QVAU poole, et te siis võib-olla nemad oskavad teid rohkem aidata sellega. No, kui aastaid jätkub ja elus oleme, siis järsku on võimalik veel midagi tulevikuks
teatada või teada anda ja juhendada. Ja muidugi, kui on veel ka küsimusi, siis ma olen valmis nende asjade peale vastama, mida ma tean ja oskan. Ma mõtlesin vaata korra selle QSL-i teemal, et see sama leht, kus sa nüüd need alla tõmbasid, see download'i, eks ole. Ehk siis QSL Manager, vaata selle sama lehe pealt tegelikult või sellest rakendusest, kui sa valid sealt mitte see LOT või e-QSL, vaid jätadki selle QSL-i. Ja nüüd vaata, kui selle call sign aknasse lööd suvalise, siis oma töötatud, oletame, et sul on pakk kaarte tulnud sisse, et selle akna löö sinna näiteks ES2MC ja siis enteri vajutad, siis sa saad ES2MC sidet, kõik, mis me oleme pidanud. No ja siis tulevad need siia nii-öelda Wizardi alla serva peale. Just. Tulevad need meie sided. Ja nüüd pane linnukene kasti Enable Update. Enable Update. Paremal on linnuke, Enable, no see kuupäevadest paremal. Download confirmation mitte all. Ja siit nüüd saab jälle... See asi, sa võid selle akna natuke suuremaks tõmmata. Ja nüüd on siin see asi, tõmbad laiemaks natuke see aken. Ja siis siin on võimalik ära määrata nüüd see asi, et sent via, received via, vaata siin määradki nagu ära, eks ole, sentile paned Q, label teaks näiteks via bureau, eks ole, on ju, nii received, siia võid panna ka via bureau näiteks, tähendab received yes ja received yes. Siis sa märgid ära, et sa oled paber QSL-i saanud ja all on ka via bureau näiteks. No see võib-olla oluline isegi. No jah, aga seda saab täpselt samamoodi teha nüüd selle sama kuramuse, ütleme ükskõik millise kutsungi peale, no näiteks kas või jah, aga vaata, kui sul on QSL pakk tulnud, paned paki omale laua peale kõrvale ja hakkad järjest vastama kaarte, mitte et sa ei saada, vaid hakkad vastama kaarte. Saadud QSL, siis see on nüüd see koht, kus sa pead ja siis nüüd need kuupäeva kastidesse tuleb linnukesed panema ja kui sa siis pärast pajutad, sa pead selle aktiivseks tegema selle konkreetse side, näiteks viimane side on meil siin praegu 3.12.21, oletame, et ma saatsin sulle kaardi, pajutad sinna peale, teed selle rea aktiivseks ja siis sa saad selle nii-öelda QSL märke, et sul received on yes, kui sul on mõlemad kastis need linnukesed, see 12.02 tänane kuupäev, võtta, siis sa saad selle endale nii-öelda ära fikseerida sellesse logi andmebaasi. Ja no see puudutab siis, kui mul on konkreetselt näiteks sinu mingisugune, ütleme 3-4 sinu QSL-i on, et siis ma saan siit automaatselt ära määrata, et nad nüüd lähevad kõik ükshaaval. Aga kui sul on terve pakk ja kui sul on nad eraldi riigid ja eraldi kutsungid, no siis peab ikkagi käsitsi ükshaaval neid hakkama kuupäevasid ja asju sättima. Igati pidi. Ei, no selles mõttes, mida sa siin sätid, et kui sa vastad kaarte, siis siin on all sideinfo ju olemas. Ma ütlen, et mina olen selle kaudu vähemasti teinud. No, mina olen teinud lihtsalt ainult selle samase ilma selle kasutame. Siit ma olen küll sisse löönud kutsungi, aga nüüd kuupäevad ja asjad olen lihtsalt selle sama lehekülje kaudu teinud. Mis kuupäevi sa tahad sinna? Sidekuupäevad on ju... No kui ma olen, logis on olemas, aga näiteks QSL-i, siin ei ole side, siin on QSL-i sent ja received, millal sa oled saatnud oma QSL-i ja millal sa oled saanud. Siia määratakse need kuupäevad. No ei muidugi, aga sidedata on sul all kastist, et side aktiivsest, kui midagi vaja parandada, siis sa saad seal teha edit QSO parema klahviga ja nii edasi. Ütleme niimoodi, et neid variante on 2 tükki, sa saad ka põhiaknas kõik need asjad ära teha. No näiteks võtan siit samas, ütleme järgmine siin, võtan edit QSO, eks on ju, ja nüüd see sama QSL-i info, näed siin samas selles aknas saab kõik asjad ära teha. Ja siia tuleb sul vastus, et kas sa oled QSL-i saatnud ja kas sa oled ka kätte saanud. Ja QSL-ide nii-öelda nagu kuupäevad, millal sa oled saatnud ja millal sa oled vastuse saanud, tulevad siia, saad siia panna. Nii et seal on dubleeritud need variandid. Noh, põhimõtteliselt jah, eks ta on. Ja. Nii et ma ei oska nüüd öelda, kui keegi sai midagi huvitavat endale veel teada, aga
aga jah, rohkem ma ei oska praegu küll midagi öelda. Andy 2NA küsib sealt Skype'i chatist, et kuna eelmist korda ei näinud, siis äkki juba räägitud teema, aga kas bandmapiga või klusteriga saab ka selle proge siduda? Et midagi sa vist rääkisid sellest klusteri sidumisest. No klusteriga on nüüd selles mõttes, et tähendab, oota, ma panen selle kinni hetkeks. Tähendab, meil on kluster olemas, siin logi peaaknas on kohe kluster on olemas. Siin klusteril on niimoodi, et on filtrid olemas. Siin määrame ära endale, mis asi meid huvitab. C-tabel ju, eks on ju digital, fone. Minul on ära pandud digital, kuna ma teen digitalsidet ja panen selle mode lukku. Siin on nüüd võimalik määrata hide work, et tähendab, mis teid huvitavaid asjad. Näiteks, kui mul on 7 peal praegu on kluster lahti, kui mul see hide work, et sees ei ole, siis mul on terve suur pikk nimekiri neid, kes siin nii-öelda aktiivsed on. Kui ma määran siit ära hide work, et ja keep band, keep mode ja band, siis see nimekiri läheb natukene nagu lühemaks, aga tuleb ette konkreetselt need asjad, mis minul näiteks on puudu. Ja need värvid tähendavad siin täpselt, et kas selline maa, mis mind huvitab või on sellised, mis oleks nagu mulle, on nagu pakutud mulle välja, et need võivad olla huvitavad. Iseküsimus on see, et kas ma nendele saan siit nii-öelda bändi pealt pihta. Ja klustrite nii-öelda bändide vahetus käib siit, siin saab ka bändi lukku panna ja kellel on siis nii-öelda ütleme antennipöörajad on peal, siis siit saab täpselt samamoodi saab, kui lähed selle nii-öelda, kui ta on siin aktiivseks tehtud ja kui see nii-öelda pööraja on integreeritud siia programmi külge, siis te selle vajutate siit lihtsalt selle kutsungi peale ja antenn pöörab ennast õigesse suunda ja saatja läheb teil ka nii-öelda nagu sinna selle kutsungi pealt kutsuma või vastama. Kuule, aga näita seda korraks seda klusteri seadistamist ka, et kus seda klustrit üldse käima panna? Jah, klusteri seadistamine iseenesest käib siit ülevalt serva pealt, võtate connect, siit võtate telnet klusteri ja nüüd klusteris, minul ta siin peaks lahti, peaks midagi siia ette viskama. Tulevad ju uued need ja siit võtate siis klusteri ja connectioni võtate. Connectioni all on, siin on nüüd nimekiri nendest klusteritest, mis on teil olemas, aga siia on võimalik lisada juurde ise ka klustereid, kui te leiate kuskilt internetist või keegi sõber ütleb teile mingi huvitava klusteri, et siia saate neid juurde panna. Minu praktika on ütlenud niimoodi, et mina kasutan tegelikult põhiliselt SK3 viski või kriips 6, et mida lähemal see kluster teile konkreetselt on, ütleme nii, et Rootsi on meil suhteliselt lähedal, et seda kasulikum info on teil klustri enda selles aknas ja neid asju siit saab vahetada, aga nüüd näiteks mitte mingisugust mõtet ei ole meil panna peale endale klustri, mis on kuskil seal Austraalias või kuskil Okeaanias, et see jääb meist liiga kaugele ja seal on levitingimused hoopis teised. Nii, et see on nüüd nagu sedasi. Millest me ei ole üldse rääkinud, on tegelikult nüüd propagationid. Et propagationil on nüüd siin nii-öelda, seda ma ei saa otseselt niimoodi siin praegu näidata isegi, aga propagation on siis selline asi, et kui mul on transceiver on ühendatud ja oota, ma võtan siit. Vaatame, kas nüüd näitab midagi või näita. Kuuvauga oleme täna sidet teinud isegi. Mitte see, aga nii, nüüd võtan propagationi, kas siia midagi tuleb või ei tule vist? Kutsung sisse, siis näitab.
Nojah, okei. Nii. No nii, nüüd tulevad siia sellised kõverad ja igasugused värvilised asjad ette. Ja see tähendab nüüd seda, et näiteks selle punase joone kohta, et mida kõrgemal ta on, seda tõenäolisemalt, et te saate sidet. Täpselt sama on kollane. Siin on ainult nüüd siin paremal pool on nüüd ära näidatud, mis asjad need on. Täpselt sama on nüüd ka selle sinise lõiguga, et mida laiem see sinine osa on, seda tõenäolisem on, et te saate sidet. Nüüd numbritega ei ole nii hull, aga nüüd propagation, mis siit veel saab valida, siin seal võtab hetk aega. Tähendab, siin tuleb selline värviline kaart ja ta näitab teatud piirkonnad ära. No paneme näiteks siin 80 meetrit, kas ta tuleb ette. Aga praegu ta ei näita siin mul midagi. Graafilist näitab, aga seda propagationit ei näita. Siia tuleb maakera kaart, lame kaart tuleb siia ette, mitte lame maakera. Generate vajuta. Generate. No vaatame. Tal läheb aega jälle, ta siin mõtleb. Ja kui nüüd on siin see kutsung, mis meil on sisse löödud, siin kui ta on siuke punakas, see tähendab tõenäolist sidevõimalust. Kui ta on juba sinine või siuke hele, seda vähem me selle kutsungiga saame sidet. Täpselt sama on niimoodi, et siin musta osa peal, et siia kuuau ei ole Aafrikas või kuskil Antarktikas, et me temaga korraga sealt sidet ei saa. Et sellised asjad olid veel. Hea, et meelde tuli. No nii, mina igal juhul hetkel nagu panen nii-öelda pillid kotti ja annan siis järgmisele mehele sõna. Ja kui veel on küsimusi, siis alati Skype mul on olemas, kelle Skype aadressid on, et võib esitada Skype'sse ja samamoodi võib esitada ka kas või ERAÜ foorumi kaudu neid küsimusi. Nii et jõudu kõigile, kes kasutavad seda programmi ja selle programmi enda kohta võin ainult veel nii palju öelda, et päris suur eelis on sellel nii-öelda ka teiste programmide suhtes, et suhteliselt suur meeskond on tähendab seda programmi nii-öelda arendamas ja seal on ära jagatud nii-öelda lõikude kaupa, kes mida teeb ja iga uuendusega tulevad mingisugused parandused programmile sisse ja praegusel hetkel on ta tasuta programmidest igal juhul, isegi mõnedest tasulistest programmidest on ta peajagu ees. Tegelikult on ju siin programmis olemas ka tegelikult contesti võimalus. Siit vajutate contest mode'i ja siis peate lihtsalt vaatama, mis contesti te teha tahate. Siin paljude asjade kohta on nii-öelda nagu tingimused on sees ja ta teeb ka siia selle logi ära. Nii et ka paljude contestide kohta on siin nii-öelda võimalus olemas. Okei, mina lõpetan tänaseks. Järgmisel aastal võib-olla eks siis näis, mis saab. No nii, super. Aitäh. Ma ei tea, kas meil on kuskil veel mingeid küsimusi, mis on kuskil õhus, et meil on veel natukene aega ka, et äkki on kellegi mingid konkreetsed küsimusi. No Villi ütleb, et ei ole vist. Ahah, okei. No väga suur tänu ja eks neid võimalusi asju on siin päris palju. Seda seadistamise teemat on siin üks jagu tegelikult ja mis jah, tõesti, et need samad labelite teema, no ma olen, ütleme niimoodi, et ma natuke olen sellega piike murdnud ja mingid konkreetsed labelid suutnud siit ka välja ka saada,
aga sellega läheb natukene nikerdamist, et see konkreetse selle A4 lehe peale paika saada, see trükk seal ja ega see päris jah, nii-öelda triviaalne isegi, et ei ole, aga üldiselt toimetab. No mõningaid momente ja kalasid on siin veel ka sees nagu nii, et me oleme siin Kaimuga rääkinud sellest samast teemast, et näiteks need samad digimoded, et seal on see UKV meeste touch on liiga väike selle programmi juures olnud, et need klassikalised vanad Meteori sideliigid nagu FSK 441 ja JT6M näiteks, kus jagatakse raportid 2, 6 ja 3, 7, siis sellist raporti formaati praegu see log 4 ei tunnista, tuleks nagu ümber teha see asi, seal on mingi võimalus olemas, süntaks on suhteliselt keeruline, omast arust sain mingi asja tehtud ja siis mul kogu see asi jooksis kokku, üldse ei läinud käima, nii et tuli kõik tagasi jälle teha ja need niisuguseid nüansse siin natukene on. Ma ei tea, sa vist eelmine kord rääkisid sellest, et okei, et kui meil on nüüd, ütleme, et kui see on nüüd nagu logi ehk jaama päevik, aga oletame, et me võistleme mingi, ma ei tea, NXMM-i või TX logiga, et siis kuidas seda nii-öelda koondlogi siia nagu saada, et see importadiff on suhteliselt elementaarne, et see samast faili alt tuleb, et kuidas siia logisid sisse tõmmata pärast ja siis tõesti jah, et kui logid siit nagu välja minna, et siis laaditakse see kõik lotvi üles. Mis on minu jaoks segaseks jäänud on see, et kui mina tõmban, oletame, et ma tõmban mingi contesti sisse, seal on sadu sidesid ja et kui ma nüüd teen üksikuid sidesid, siis mul kogu aeg need iga side järgi justkui nagu minu arust laaditakse see EQSL-i üles, no mul on nii lotv kui EQSL pandud praegu. Lotvi puhul on lihtne, paned log 4 kinni ja siis laaditakse see terve see contest sinna üles. Aga ma ei ole aru saanud, et kas mul need nii-öelda korraga sisse imetud sided, et kas need EQSL-i mul ka üles lähevad või ei lähe, oskad sa seda kommenteerida? Ei lähe, automaatselt ei lähe, kui sa oled nüüd mingisuguse, ütleme, faili siia sisse tõmmanud, nüüd kas või importinud selle ADIF-i faili siia, siis need sided pead ükshaaval üles laadima. Aga kuidas see laadimisprotsess siis on? Pean ma võtma selle osa näiteks kuidagi plokki ja siis teen upload või ükshaaval upload, mis on päris jube ju. No täitsa, mina olen, mis on puudu olnud, mis ei ole üles läinud, siin praegu on kõik üles läinud, seda nii-öelda, seda süsteemi on natukene parandatud, eriti puudutas seal lotvi, et isegi eelmises uuenduses oli eraldi kirjas, et lotvi üleslaadimise süsteemi ja allatõmbamist on parandatud. Aga kui sul on kui sa võtad mingisuguse, ütleme, võistluslogi, mis on tehtud sul mõned päevad ennem, kui see siit, see automaatne üleslaadimine siin siis ei toimi. Võib-olla siin on kuidagi ka võimalik. Ma teen 1000 sidet näiteks, see ei ole mõeldav, et ma ükshaaval neid laadin. Ma kardan, et siin on siiski võimalus olemas, et kuidas nad blogina üles saata, aga ma ei ole ausalt öelda seda kohanud siin. Mul on niimoodi juhtunud, et ka mõned sided ei ole üles läinud. Ma ei tea, miks, kas see on internetiühendusest sõltuv või midagi sellist, et on jäänud nagu üles minemata, siis mina olen saanud need ükshaaval panna, aga mul ei ole ka 1000 sidet sinna üles vaja olnud laadida. Aga ma kardan, et see võimalus on olemas. Sealt samast lehe peal, kus QSL-ide, kus sa saatsid üles ja tõmbasid alla, on saad filtri panna kõik sided, mis on nõud üles saadetud. No jah, aga näiteks mul on olnud siin probleeme näiteks selle sama kuradi HAM QTH-ga ja Club-logiga, lihtsalt ei lähe üles ja on ka siin kuskil nimekirjas mitmed need sided, praegu siin on küll 100 tükki ainult, et on varemast ajast on üles laadimata ja ei saagi üles laadida, igamine jama. Ma ei tea, mis seal siis viga on, ma ei oska öelda. No see on programmi viga, et ei saa üles laadida, aga peaks saama ikkagi, tähendab ühesõnaga selle Kaimu jutu juurde tagasi, et kui on võistlusprogramm ja impordid mingisugune 100 või paarsada sidet, siis sealt samast, kus alla tõmbad see lehte, defineerid filtri, et nõu ei ole saadetud ülesse. Selle sama lehe peal siis? Ja täpselt nii. Send no
ja ennem valid siis selle search confirmation No siit valid näiteks. EQSL, jah. No ütleme EQSL näiteks. Jah. Ja siit valid senti pead linnukese panema ka ilmselt ees seal, jah? Täpselt nii. Ja receivet on... No receivet on pärast, kui ta juba alla tõmbab pärast järgmine päev või noh, millal. No siis peab siia panema selle ka või panna mõlemad korraga. Nii, alt valid nüüd select, alt valid nüüd... No ilmselt on select vist, jah. Ja select on siis, kui sul on see all väli on... Aga kuidas ma nüüd saan kuidas ma need sidet siia ette saan, et mis mul on nagu, et nii-öelda need, mis on no, EQSL-i, send no. Search, roheline, search. Et sinna peale vajutada lihtsalt või? Jah, näe. Tuli sulle ette nüüd send on yes. No siin on EQSL. Tal ei ole niisuguseid sidesid ilmselt, jah? Mul ei ole praegu niisuguseid sidesid, jah. Sellepärast, ta praegu võtab ainult mul see 100 sidet, eks ju. Mul on selliseid sidesid kindlasti, mis ei ole, eks on ju. Aga näiteks... Ja siis on select. Alt on select. Ja siis saadad selle ülesse. Ühesõnaga, kui ma valin select, et kui ma defineerin send no ja siis valin sealt select, et siis ta peaks näitama neid sidesid, mis on EQSL-iga send no, jah? Ja täpselt nii. Aha, okei, väga hea. Ja siis on upload select QSO ja siis ta läheb kolinaga ülesse. Selge. Aga vaata, seal on nüüd selline asi veel ka. Kindlasti pead vaatama seda, mis sul siin blogi lehe peal on. Näiteks mul on praegu siin 100 sidet, eks on ju. Ja siis pead selle kuupäeva, mitte kuupäeva, eks selle perioodi peale, noh näiteks mul on siin 36 000, ma võin siia 15 000 ka kirjutada, et noh, mul see võistlus oli seal mitte nii kaua aega tagasi, et mitte 2 aastat tagasi. No et seda pead vaatama, et ta leiaks need kõik ülesse. Okei, aga selge, see on väga hea tähelepanek, jah, nii et siit saab niimoodi. No väga hea, tore, aga siis tõmbame praegu sellega jutti alla, me oleme ilusasti ajagraafikus ka. Nii et Viki, aitäh ja eks ma ütlen, et kindlasti siin 3670 või... Jah, seal ükskõik kumba. Meil on ka log 4 siin Skype'i grupp olemas lausa ja ma ei tea, palju seal küll liikmeid on, aga kellel jah nagu huvi on, siis neid küsimusi siin saab lahata ja käsitleda ja jätkuvalt. Noh, ilmselt ma olen ka nõus, et ilmselt ta praegu üks selline paremad, kuigi oma väikeste vigade ja aspektidega, aga ikkagi ta ilmselt üks selline paremaid programme, mida praegu jaamapäevikus kasutada ilmselt on, jah? No jah, aga seal on hea on see, et teda täiendatakse ja vaata, me ei ole, ütleme kas või selle Eesti diplomi tingimused, eks need tuleks nagu siis sinna nendele meeskonnale saata, et nad sinna nimekirjada paneks. Teine asi on see kas või, et see küsimus, et mis nüüd on näiteks nende meteosidedega ja nii edasi, et nende uute mode'idega, et nad need ka sisse panevad. Aga seda peab keegi ettepaneku tegema, kas või sinna log 4OM-il on ju enda foorum. Ja olen seal ja isegi olemas ja ma isegi olen neile kirjutanud ja siis ma suhtlesin isegi seal mingi briti ja mingi itaalasega ja ütlesin, et kuidas see süntaks tegelikult käis ja nad lubasid justkui nagu, et jah, et vaatavad et seda asja, aga senimaani vaatavad. No ilmselt mingisuguses järgmises uuenduses või paranduses võib ta tulla. No siin vahepeal on vähemalt 2 uuendust tulnud, ma ka lootsin, et tuleb, aga ma saatsin neile lausa, tähendab Region 1 VHF handbookist nagu välja võtta, et nad küsisid, et mis alusel me seda muudatust teeme, et kes ütleb, et see on õige raport. Ma ütlesin tõesti, et kohe näha, et tegemist on paadunud lühilaine meestega ja keegi ei tea UKV-st mitte midagi. No jah, aga samas on praegu läinud ju näiteks selles samas FT8 moodis on läinud ju nii populaarseks, et sulle ei saadeta enam 7.3, saadetakse ainult 3R-i. Aga ma mäletan siin alguses nii mõnigi mees siin ES8 Delta Hotel, eks on ju, et tema nendele QSL-idele lihtsalt ei vasta. Et QSL-i pole, et vastust ei olnud 7.3 sulle ja siin niisugused asjad siin on. Kuule, tänud, aga